Sõbralik tere tulemast kuulama meie tänast podcasti. Mina olen Mari ja minuga on stuudios Martin. Täna räägime teemast, mis on eestlastele väga tähtis. Eesti lipupäevast. Tere, Mari! Jah, Eesti lipupäev on 4. juunil. Sel päeval heisatakse sinimustvalge lipp nii riigiasutustes kui ka paljude inimeste kodudes. See on päev, mil mõtleme oma riigi ajaloo ja sümbolite peale. Eesti lipu lugu algas juba 1884. aastal Otepääl. Siis õnnistati esimene sinimustvalge lipp. See ei olnud veel riigilipp. See oli Eesti üliõpilaste seltsi lipp. Tudengid sõitsid Tartust Otepääle hobustega ja peitsid lippu vankrisse, sest üritus toimus salaja. See on tõesti põnev. Ja esimese lipu õmblesid 3 naist. Paula Hermann, Miina Hermann, hilisem Miina Härma ja Emilie Peermann. Lipp oli siidist ja seda nimetatakse emalipuks. Emalipp on alles ka tänapäeval. Seda hoitakse Eesti Rahva Muuseumis Tartus. Lipp on üle elanud sõjad ja keerulised ajad. Nõukogude ajal oli sinimustvalge keelatud, kuid inimesed peitsid seda kodudes, et seda säilitada. Meie lipul on 3 värvi. Sinine, must ja valge. On hea meelde jätta nii. Sinine, taevas, järved, meri. Ka truudus ja ausus. Must, maa, ajaloo, talurahva must kuub. Meenutab raskeid aegu. Valge, valgus, haridus, lootus ja vabadus. 4. juuni hommikul heisatakse lipp Tallinnas Pika Hermanni torni tippu. See toimub päikesetõusul. Kohal on sõjaväeorkester ja koorid laulavad hümni. Paljud inimesed tulevad seda vaatama. Sel päeval saab ka Pika Hermanni torni külastada. Sealt avaneb ilus vaade Tallinnale ja näeb, kuidas lipp kõrgel lehvib. Ka teistes riikides on lipupäevad tähtis. Toome 3 näidet. Soome, juunikuu laupäev enne jaanipäeva. Lipud lehvivad kogu öö, sest on valged ööd. USA, 14. juuni. Korraldatakse paraade ja inimesed kaanistavad kodud lippudega. Rootsi, 6. juuni. See on ka rahvuspüha. Kuninglik pere osaleb pidustustel. Lipp on igale rahvale väga oluline sümbol. Eestis peab lipp olema puhas ja terve. Tavaliselt heisatakse lipp hommikul kell 8 ja langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell 22. Kui lipp jääb ööseks üles, peab see olema valgustatud. Aitäh, et kuulasite! Loodame, et õppisite täna midagi uut Eesti lipu ja lipupäeva kohta. Soovime teile ilusat lipupäeva ja kohtumiseni järgmises saates!